Tarkuse sõna Wolfi velimudra. Eessõna. Tarkuse sõna Wolfi velimudra üks vanimaid käsikirjalisi allikaid salajast slaaviari vedalikku teadmist, mis on säilinud meie iidsetele aegadele. On säilinud meie päevadeni tänu paljudele slaavi ja ari suguharudele, kes kasutavad esivanemate vana usku ingliismi. On mitmeid viise tarkuse sõna kirja panemiseks. Need on glagoliitilised horatiid ehk siis tekstid pergamentil, mis on kirjutatud glagoliitidega. Slaavi horatiid ehk siis tekstid pergamentil on kirjutatud poolruunilises slaavi seaduses. Püha Venemaa Wolfid ehk siis tekstid tamme, kase, seedri või aspuustahvlitel on kirjutatud Püha Venemaa ruunikirjas, mida praegu kummalisel kombel nimetakse Velese kirja, on ilmsed, kuna selle kirja abil on üles kirjutatud Velese raamat. Tarkuse sõna hoitakse ja edastatakse põlvest põlve vanausuliste inglinte seas mitte ainult selleks, et mõista hindamatut iidset elukogemust ja esivanemate eluviisi, vaid ka selleks, et paremini mõista tänapäeva reaalsust, sest minevik on miljonite niitidega seotud olevikuga, millest algab tulevik. Praegu on endise Nõukogude Liidu kodanike huvi oma kodumaa mineviku ja oleviku, iidse muutumatuse ajaloo, rahvatraditsioonide, kultuuri ja kirjanduse, oma sugupuude juurte ning iidse preesterlikus usundi vastu märgatavalt kasvanud. Rahvas hakkab mõistma, et ilma minevikuta pole tal ei olevikku ega tulevikku, sest puu, mille juured on ära lõigatud, närbub ja sureb. Hoolimata sellest, et sajandite jooksul hävitati iidse slaaviari tarkuse käsikirjalisi allikaid kõigepealt teadmatusest ja fanatismist kantud Kreeka kristlikest preestritest, ning seejärel Romanovite dünastia ja kommunistide poolt 20–40 aastatel on santid, horatiid ja tahvlid siiski mingil määral säilinud. Aga tuleb tunnustada, et olid ka sellised kristlased, kes koos vanausulistega hoidsid slaaviari iidset tarkust, eriti õigete vanausuliste rahutajate seas. Edasi kutsume teid liituma säilinud iidse slaaviari tarkusega. Isa Vladimir Ivanov on Vana-Vene Inglise kiriku Tolinna ja hõimukogukonna vanem. Tarkuse sõna velimudri Wolf. Teile, laps, antakse see tark ja iidne. See ei ole see, mis pimeduses puhkab, vaid mille on loonud elu ema andnud Wolfile velimud. Tarkuse sõna, see kõne on, headel inimestel kogu elu ei ole. See ei ole see, mis pimeduses puhkab, vaid mille on loonud elu ema andnud Wolfile velimud. See tarkuse sõna, see kõne on, headel inimestel kogu elu olemas. Kuulake kutset, lapsed, õppige tundma, mitte seda, mis läbi soode teed takistab. See tarkuse sõna, see kõne on, headel inimestel kogu elu olemas. Kuulake kutset, lapsed, õppige tundma, mitte seda, mis läbi soode teed takistab. Seda sõnumit tuleb nii mõistusega vastu võtta, kui ka südamega omaks võtta. Kõige rohkem tuleb igas tarkuse sõnas süveneda. Kuulge üleskutset, lapsed, õppige uudiseid, mitte nii, nagu liigute teid läbi soo. Seda uudist tuleb mõistusega tajuda ja südamega vastu võtta ning ennekõike süveneda igasse tarka sõna kujundisse. Need Jumala lapsed, kes valivad õige tee vaimu tipu, tunnevad, et on raskem edasi minna, sest tee kitseneb pidevalt, muutes end rajaks, mis tõuseb järsemalt üles. Aga need, kes käivad lõpuni, vaatamata raskustele, leiavad vaimseid hüvesid, tarkust ja jõudu, millest nad ei unistanud. Need, kes valivad allapoole viiva tee, ei saa jõudu tagasi pöörduda ja tõusta, sest nad kaotavad mõistuse ja jõu. Kuid need, kes järgivad seda teed lõpuni, leiavad raskustest ja raskustest hoolimata selliseid vaimseid hüvesid, tarkust ja vaimset jõudu, mida nad ei osanud isegi ette kujutada. Need, kes otsustavad minna allapoole viivale teele, ei saa kunagi piisavalt jõudu, et tagasi juurde pöörduda ja tõusta kõige kõrgemale, sest need, kes lähevad allapoole, kaotavad oma mõistuse ja jõu ning põrgu avab nende ees oma laiad uksed. Ja vankumatutele, kes lähevad vaimu tippu, avab veles Jumal
väravad taevast ja vankumatu vaim omandab enda sees kõik kõige puhtamas vargivärvid. Kui keegi hoolib ja toidab orvuks jäänud last, andes talle sooja, turvalise ja mugava kodu mitte isekusest, vaid südamest, siis teeb ta head tegu ja kasu sellest on rohkem kui 100 targast, kes ainult räägivad. Vigu teevad ainult need, kes ei mõtle headest tegudest ja ei paku oma käsi oma suguvõsa heaolu nimel. Kes tõepoolest mõistab vähe, see leiab vähe, aga kes tunneb palju, ei saa midagi, kuid tema vaim tõepoolest tugevneb. Kui kellegi hinges on raskus, siis on kõige lihtsam seda jagada oma lähedase või sugulasega ja kui teie lähedane vajab teie abi, aidake teda ka teie. Kui teie lähedasele ähvardab oht, ärge kunagi keelduge talle abist, sest oht ei tule kunagi üksi ja võib ka teie ukse taha tulla. Kes näitab joogamaterjale kohta, kus orvud elavad, see teeb väikese teo, aga kes tõstab orvuks jäänud lapse oma suure suguvõsa varju alla, see teeb suure teo. Keegi püüab mõista väikesi asju, teine aga suuri asju iidse tarkuse seas, mõeldes, et see on lihtne. Aga et mõista väikesi või suuri asju iidse tarkuse seas, võib isegi 100 inimeludest väheks jääda. Uurides meid ümbritsevat javimaailma, jõuame varem või hiljem selgele arusaamale, et me õpime tundma iseennast, sest meie olemasolu javimaailmas on lahutamatu osa meist endist. Kes sarnaneb inimesele, kes elab vaid oma soovide ja igasuguste patuste tegudega, see hävitab oma puhta hinge ja ei täida pikka aega oma sugu. Ja pärast seda ei ole üllatav, et selliste inimeste varjupaigaks elu lõpus saab lõputu põrgu. Iga suguvõsa suurus sõltub nende loovast tööst oma rahva heaks ja sõbralikust ühtsusest teiste sugude ja hõimudega. Ja kui kõik suguharud elavad ühtsuses, headuses ja vastastikus austuses, luues oma järeltulevatele põlvedele jumalate ja esivanemate auks, siis ei suuda ükski tume jõud või vaenulik armee kogu suurt rahvast alistada. Need inimlapsed, kes püüavad teise maailma, ei ole kogenud loomise rõõmu oma navis, ei ole arendanud oma hinge ja vaimu, ei ole tundnud oma jumalate ja esivanemate tarkust, ootavad pettumust ja suurt pimedust, sest nad ei suuda näha uue maailma ilu ja suurust, kuna nende hing ja vaim magavad. Mida pikemad on inimese juuksed, seda rohkem Jumala jõudu ta saab, sest see jõud toidab keha, vaimu ja hinge ning suunab teda loomise ja õigete tegude poole, mille mõõdupuuks on südametunnistus. Täitke vanemate ja oma suguvõsa vanemate õpetusi hea meelega, sest ükski vanem või vanem ei soovi oma lapsele või lapselapsele halba. Hoidke ja hoolitsege oma vanemate ja suguvõsa vanemate eest kõikidel päevadel ja nende kõrges eas, sest teie lapsed, vaadates teid, kohtlevad teid samamoodi, kui aeg tuleb. Koguondade suhted peavad põhinema töökusel, headusel, armastusel ja vastastikusel abistamisel, mitte sundimisel ja hirmul. Sundimine või hirm sulgeb inimese. Loominguline töö peab olema vabatahtlik, muidu on viljad viljatud. Suguvõsa ja esivanemate maa kaitsmine on iga mehe kohustus. Loominguline töö oma klannide ja koguondade hüvanguks peaks olema ainult vabatahtlik ja teie südame kutsel, vastasel juhul on sellise töö viljad viljatud ja inetud. Kõigi nende perekondade, nende isade püha maa, esivanemate iidse usu kaitsmine on iga suurest rassist pärit mehe või taevase rassi järeltulija esmane kohustus ja igal ajal, kui päike paistab. Et üks inimeste lastest, kes on võimeline kuulma kogu emakese looduse ümbritseva maailma helide mitmekesisust, saaks kuulda,
kuidas tema süda lööb ühes impulsuniversumiga ja kes kuulab ainult iseennast ja oma mõttekäike. Ei kuule kunagi suurepärast taevast muusikat. Tooge puhta südame ja puhaste mõtetega veretuks ohvriks ja palvusi oma jumalatele ja esivanematele maailmas, sest see, mis neile ohverdakse, see ilmub nende ette valguse navis ja õigete maailmas. Kõigis oma tegudes, olgu need suured või väikesed ja kõigis suhetes oma sugulaste või teiste suguvõsade liikmetega, peavad meie südametunnistus ja tõde olema kõike mõõdupuud. Kõigi paganate suhtes tuleb täita Peruni käsku, milliseid tegusid teiega inimesed teevad, selliseid tehke ka teie neile, sest iga tegu mõõdetakse oma mõõdu järgi. Teise mõistusega elu ei tunne ja targemaks ei saa. Kuidas sa saad väärikalt elada oma elu ja täita oma kohustusi oma suguvõsa ja taevase suguvõsa ees, kui sa ei mõista oma elu ja maailmakäsitluse olemust? Kõik erinevate loodusjõudude nähtused, mis meie ümber avalduvad, ei eksisteeri iseenesest, vaid toimuvad täpselt vastavalt iidsetele universumi seadustele, mida järgivad kõik looduses elavad olendid, mis ja seetõttu peavad neid järgima ka inimesed. Just inimene suudab, erinevalt teistest maa elanikest, rõõmustada kogu südamest oma lähedase saavutuste üle ja kurvastada kogu hingest, kui tema lähedasele tuleb häda. Inimese elus juhtub ootamatuid asju tihedamini kui oodatavaid. See on seotud sellega, et inimesel on kalduvus tajuda nähtavat maailma vastavalt oma järeldustele piiratud teadlikkuse tasemel. Seoses nende järeldustega annab inimene elus väga tihti soovitud asjaolud reaalsuseks, ignoreerides nähtava maailma seadusi. Inimese jaoks on kõige andestamatumad teod reetmine, kadedus, kellegi süüdistamine, soovida head teise suguvõsa jaoks ja pahatahtlikkus. Kui keegi ei pinguta õigete tegude tegemiseks, kuidas te siis näete, mis head tulevikus teiega ja teie lähedastega juhtub? Seega looge seda, mida suudate luua ja juhtub see, mis pidi juhtuma. Sest midagi ei juhtu nende juures, kes ei tee midagi ja seetõttu on nad justkui olematud, nagu poleks nad kunagi sündinud. Inimese elus on kõige olulisem elu ise. Inimese elust kõrgemal võib olla ainult kohustus oma suguvõsa ees. Meie maailmas ei juhtu midagi ilma mingi algpõhjuseta, mida ei saa maailmas üldse olla, seda ei juhtu kunagi ka siin maailmas. Kui maailmas midagi juhtub, siis tähendab see, et see on selles maailmas võimalik. Midagi ei juhtu juhuslikult, sest igal juhusel on oma seaduslikkus, põhjus ja sündmuse alguspunkt. 3 suurt eksistentsi saladust on inimmälu eest peidus ja neid hoitakse 9 pitseri taga. Kuidas inimene sellesse maailma sündis, kuidas kogu tema elu märkamatult mööda lendas ja millal inimene läheb mööda ausat hiilguse teed läbi särava navi maailmas varga taevasesse elukohta, kus ta näeb taas oma esivanemaid. Kui mõned noored vanemad hakkavad oma last kaitsma loovate tegude eest oma õilsuse nimel, rikuvad nad tema hinge ja elu ning selle lapse hing on kalk ning tema elu on rõõmutu ja väärtusetu. Ja kui noored vanemad hakkavad igati toetama oma lapse erinevaid kapriise, siis hävitavad nad tema särava vaimu ja lapse vaimu hävitamine ei jää kellegi elavatele andestamata. Tundes kogu südamest ümbritsevat maailma, hakkab inimene mõistma, et kõigil elusolenditel, olgu need kivid või puud, on hing. Tundes kivi ja puuhinge jõudu, leiab inimene iidse allika looduslike ravivõimete kohta, mille abil saab välja ajada valu ja haigused inimkehadest.
Parim ja tõhus, meeldiv ja värskendav ravim rasketest töödest ja õigetest tegudest tingitud väsimuse vastu on rahulikuni. Ärge rüvetage ja ärge mürgitage oma esivanemate püha maad inimliku lagunemisega, mattes oma surnud lähedased maapinda, nagu seda teevad paganad. Ja looge oma surnud lähedastele suured ja avarad laevad, ühendades kõik oma surnud puhta pühatulega. Kaugete runades peituks sügavam tähendus, aegade algusest alates on see kõigile meeldetuletuseks. Pimedate saatus on vaid sõna, nägijate saatus on vaikimine. See, kes ei usu maise elu jätkumisse pärast surma, saab oma usu kohaselt pimeduse, sest see, kes ei kahtle elu jätkumises, näeb valguse ja ilunavi maailmas. Kes kannab oma südames kahtlust elu jätkumises, see leiab endale pimeduse, sest nende maailmade suurejoonelised särad on inimese silmade eest suletud. Kes kannab oma südames kahtlust elu jätkumises, au ja õiguse kaudu, see leiab endale pimeduse. Sest nende maailmade suurejoonelised särad on inimese silmade eest suletud. Tühjad otsingud teed pimeduses võivad viia vaid põrgusse. Ja see, kelle südames on esivanemate usk ja kellel pole mingit kahtlust elu jätkumises, see leiab ilmas kõik värvid ja rõõmu kohtumisest oma suguvõsaga. Kui avaneks teadmise väravad, näeks inimene asjade olemust. Aga inimene on endasse sulgunud, näeb maailma pragude kaudu. Kes on mõelnud asjade olemuse üle ja selle? Inimene on endasse sulgunud, näeb maailma kitsalt. Kes on mõelnud tõelise olemuse ja looja üle, kui pimedus kattis kõik? Pea meeles, et jõud on ühtsuses sugude vahel. Kes meist, inimlaste lastest, on mõelnud tõelise olemuse üle, kes lõi looduse ja maailmad kaugetel aegadel, kui pimedus kattis pimeduse? Pea meeles, et teie jõud peitub ühtsuses kõigi sugude ja hõimude vahel, tuginedes esivanemate usule. Teadke, et ainult tõeline Jumalate järeltulija on see, kes suudab luua ja ehitada oma suguvõsa heaks oma iidse usu nimel. Tumedad jõud kasutavad kahte teed, millele nad inimesi ahvatlevad ja takistavad neil areneda, tegutseda oma suguvõsa heaks, täiustuda. Esimene on teadmatus, teine on rumalus. Teadke, suurte rasside laps, et ainult tõeline Jumalate järeltulija on see, kes suudab luua ja ehitada oma iidse suguvõsa heaks, oma kodumaa suuruse ja oma iidse algse usu nimel. Tumedad jõud kasutavad kahte teed, millele nad inimesi ahvatlevad ja takistavad neil areneda midhardi ilmas, loovalt tegutseda oma suguvõsa heaks, vaimselt ja hingeliselt täiustuda. Esimene on teadmatus, teine on rumalus. Esimesel teel ei lasta inimestel tundma õppida, aga teisel väidetakse, et teadmine pole vajalik ja on inimestele kahjulik.